Olen alati arvanud, et tahan elus midagi eriti suurt korda saata. Seda seni, kuni ma tegin läbi ühe harjutuse. Maailmas on nii palju ilusat, aga samas ka palju valu. Haigused, sõjad, nälg, üksindus. Ja keegi peab ju selleks midagi tegema, et see asi võiks muutuda. See keegi olen mina. Aga mis see on, mida ma tegema peaksin? Stephen Covey kirjutab raamatus väga efektiivse inimese 7 harjumust, et selleks, et asju õigesse perspektiivi panna, tuleb alustada lõpptulemusest. Selleks pakub ta välja ka ühe väga praktilise harjutuse, mida ma siis ka proovisin. Istun maha ja võtan pastaka kätte. Kujutan ette, et kätte on jõudnud minu kurb hetk. Matused. Seal peavad kõne minu jaoks 3 erilist inimest. Abikaasa, laps ning sõber. Ja panengi kirja, mida ma tahan, et nad minu matuse kõnes mulle räägiksid. Mida ma elus korda saatsin, missugune inimene ma olin, kuidas ma kasutasin oma aega ja raha, kuidas hoolitsesin ma oma vaimse ja füüsilise tervise eest. Pärast tunnikest kirjutamist loen, mida ma olen kirja pannud. Ja loen seda mitu korda üle. Ja siis ma taipan midagi. See, mida ma oma elu lõpuks korda olen saatnud, on minu jaoks teisejärguline. Kui tühine tundub suures pildis see, mida ma karjääris saavutanud olin või kui siis uhke autoga ma sõitsin. Palju olulisem on see, missugune inimene ma olin. Kas ma näitasin oma lähedastele ja töökaaslastele üles armastust ja hoolivust? Kui aus ja siiras ma päriselt suutsin olla? Kas mul oli oluliste inimeste jaoks piisavalt aega? Kas ma suutsin tunda rõõmu väikestest asjadest? Iga aasta lõpus, kui võtan aastat kokku, siis loen kirja pandu läbi ja mõtlen, et kas minu tegevused lähtusid sellest, mis on minu jaoks päriselt oluline. Kas olen lasknud kiires elutempos või kellegi teiste eesmärkidel varju jätta selle, mis minu jaoks on oluline? Ma ei saa öelda, et ma olen suutnud enda jaoks olulisi asju alati järgida. Aga selle läbimõtlemine on andnud mulle väga palju parema pildi, missuguseid eesmärke ma päriselt aastaks tahan seada. Ja see aitab ka sellistes väikestes olukordades teha enda jaoks olulisi ja õigeid vastuseid. Kas lisaks sõnadele väljendub ka sinu tegudes see, mis on sinu jaoks tegelikult oluline? Proovi ka see harjutus läbi teha ja vaata, mida sina enda kohta avastad. Selleks, et sul seda natuke kergem teha oleks, panime kokku ühe PDF-i. Siin on samm-sammult kirjas, kuidas harjutus teha, nii et sa saaksid sellest maksimaalse kasu. Ja videokirjeldusest sa leiadki selle lingi. Edu sulle selle väga põneva harjutuse läbitegemisel.